Tere hommikust, 7. mai, kell on 8 hommikul, me oleme Järva-Jaanis. Äratus on olnud 6 ja nüüd me hakkame maratoni mängima. Mina, Hendrik ja Jan mängime siis täna tulemuste peale. Iga 10 korvi tagant annan teile ülevaate, mis olukord on. Esimest näitame ka ja siis eks me ilmselt omavahel võistleme, vaatame, kellel parim tulemus tuleb. Eile võideti skooriga üle -50. Ilmselt me seda võib-olla ei aja taga, aga vaatame. Esimene rada, 63. On meil siin 72 meetrit par 3, viska kuidas tahad, peast korvini jõuad. Zone. Lüike või? No, putil. Nii, alustan senseiga. Peaaegu topsi. Royal Fate. Tundub, kõigi läks päris hästi. Esimesega on raskusi. Vaatame, mis Hendrik teeb. Olemas, lihtne. Nii, filmid sa. Jep. Tean seda tunnet. 2 parri ja Pirku tuleb siit. Nii, 10 korvi tehtud. Skoorid on Roger -3, Jan-Martin -2 ja Hendrik -1. Ja nüüd 73. korv, 73 par 3. Peab viskama siit tee pealt ja aga tee peale jääda ei tohi. OB-de vahele. Nii et hakkame minema. Kaigud 3. No nii. Putil. Troieri varblane, putter. Ja. Royal Fate jälle. Oi, mis sa tegid? See läks ikka isuga. Mis need ajareeglid ütlevad? Tavaline OB-reegel. Nii et võtad sealt sisse ja jättis puti endale. Ai. Kümme rada jälle möödas. Siin tuleb see tülijõun ära norida, et siis kui me ei filmi, siis ma ikka oskan küll vahel putida. Aga Roger -2, Jan-Martin +1 ja Hendrik +3 ja me oleme jõudnud Võllaste rajani siin vahepeal, mis on päris tummised rajad ja järgmine on 110 meetrit par 3 vaja penetreerida sinna tunnelisse ja korv jääb taha vasakule poole, nii et kellel smashi on, saab korvi alla, aga meil õnneks Jan-Martin alustab, nii et Jan-Martin, millega lähete? No nii, lähen metodiga. Üritan flatilt selle käest. 110 meetrit ja midar, julge poiss. Hea puu. Fairway hit. Millega lähed? Claymore. Väga hea. Võt ka midariga. No mine üle. Põrka välja. Ai. Lähenen zoneega. Korvasid puude vahel nähtav. Millega lähed? Mutandiga või? Lähen mutandiga. Oh, su poiss. Ja putil 10-8. Kas ma näen harpi või?
Albert Tamm Harp. No nii. Ja olemas. Head töö. Nii, me oleme mänginud 3 tundi, 15 minutit, 93 rada. Skoorid on Roger -1, Jan-Martin +5, Hendrik +9. 93 rada. Põhimõtteliselt lihtne, sotine, sirge drive. Vaja lihtsalt sinna puude vahele see parkida ja on olemas. Ja esimesena rajal mina, Tessuga. Midagi. Peaaegu tapsi. Ricky Explorer. No nii, mine siis seiklema. Ja joon on ilus. Gramm lühike. Aga ära pikk putt. Olen instinktiga. Ilus. Trust your instincts. Nii, kange isegi või? No nii. Igaks juhuks teile taustaks ka, et täna esiteks ilm on üliilus, soe on ja teiseks tuult peaaegu et polegi, ainult paar meetrit sekundis. Nii me nüüd mõistagi unustasime putid filmimata, aga mina võtsin Pirku, Jan võttis parrid, jah. Nii et me selle vastukaaluks või siis vastutasuks filmime järgmist ka. 94, 77 meetrit par 3 ja siit ei ole üldse nähagi. Ma ei tea, kas te video pealt korviga näete, aga tegelikult korvi ees on selline kast, kuhu ei tohi maanduda. Nii et ideaal on see, et peab pikaks panema. Nii et vaatame, ma lähen ise vist putteriga. Väga hea. Jääme 4-ga. Vaata, et lühikeseks jääta. Lühikeseks ei jää. Kasti see ka ei ohusta. Nii, veits parem. Jan läheb. Sensei. Sensei. Oh, teach me, sensei. Ja ilus sirge. Läheb üle korvi poole. Aga ei pikaks. Saab puttida. Ja napilt. Ja nüüd, daamid ja härrad, mida teeb Jan-Martin Vandreht? Ta ei tohi pikaks visata, sest et kohe on hasard. Nii. Jan putib. Ja läheb proovima floateriga. Ja jäi seifi. Hästi, lihtne parr. Sajas korv on künka peal ja siin on põnev see, et kes siin holari viskab, saab sarnase korvi endale. Nii et paneme aga selle kaamera filmima ja vaatame, kuidas meie kuttidel läheb. Ai, kõrgus oli idekas. Niimoodi otsa peale. Noh. Siit meist keegi holarit ei võta. Nii, ja 40 korvi on tehtud, vahepeal on lõunad söödud, poes käidud, hea on olla. Skoorid on Roger -6, Jan-Martin +6, Hendrik +8. Nüüd me oleme 3. korvil, lihtne 51 meetrit, par 3. Viska kuidas tahad, korv jääb siia alla. Teeme vahelduseks zooniga fore. Fight või? Fight. Oi, kui soft see oli. Tarusse jäi veel palju. Jan-Martin läheb meil mutandiga. Eritan kui softilt. Läks flatilt välja.
ja on putil, head töö. Üle minu. Head töö. Nii jääb 3 nädala sisse ja. Ma tean ühte venda, kes paneb palju lisotte. Paneb neid veeskippe mingi ühe kindla aja pealt. Ma ei tea, kas jõuab. Jõuab. Hästi. Flipi ossa kurat. Mina ei näinud. See kord ongi seal. Ma lähen küll järve äärest väljast. Palju distants on? Ei, proovi koos. Jah, ma ei viska väljagi siin. Hästi. 7 tundi oleme olnud rajal, 60 korvi on nüüd tehtud, 23. korv. Skoorid vahepeal on järgnevad. Roger -11, Jan tegi vahepeal 7. striigi ja -5 peal ja Hendrik on veel ootamas enda aega, aga tuleb +7 peal. Ja nüüd 23. korv, 81 meetrit par 3. Nii nagu enamus sellised sirgelt, viska lihtsalt peale ja Jan-Martin läheb näitab millega. Korv tundub üsna väike, nii et peab juba keskmaa mindbenderi võtma. Nii, näita ette. Aise jäi Aiserisse. Tubli parr. Nii, Henrik läheb M4-ga, ilus. Ja sama puu, aga sai läbi ja võtsi järgmised puud. Lähen Destroyeri varblasega, puteriga. Ja hajub veidi vasakule. Jäi Aiserisse, jah, see on hea stabiilne ketas iseenesest, aga liiga palju Aiserit. Jan vahepeal parkis ära, ma unustasin filmida. Ja Henrik parkis õnneks paremini. Seitsekümmend korvi on mängitud, kell on 3:30, skoorid on järgnevad. Roger -14, Jan -5, Hendrik +5, 33. korv, 54 meetrit par 3, vaja siit puudest läbi visata ja väikse künka peal on korv. Esimesena tiil, mina. Ambitsioonikas. Par. Parem. Ilus, sealt saab puttida. Millega hän läheb? No nii, ma olen Splice'iga või? No nii. Full Anuka Flex. Ja ilus. Kõige parem ise või? Pole paha. Ei oska kaamera ees puttida. Hästi. Ja olemas, nii lihtne see ongi. Me oleme vahepeal nii kehvasti mänginud, me oleme ülepuulamistuppa sattunud. Aga tegelikult meil on siuke põnev indoor course siin ja vahepeal on skoorid Roger -17, Jan -11 ja Hendrik +1. Ja nüüd me oleme siis raja number 43 juures, mis on siuke 45 meetrit par 4, tundub lihtne. Aga oodake ainult, siit on vaja kõigepealt koridorist läbi visata ja siis saada ümber nurga tagasi skateparki, nii et kohe näete. No nii. Kurlingut puteriga. Hästi. Ma olen kummise taktikuga, et ta nii palju ei libiseks. Ja ka väga hea koht. Nii, Hendrik läheb dageriga või? Puteriga kurlingut.
no on veitsi lühike. Nii, sealt me tulime, siit pidi sisse saama ja nüüd me oleme skatepargis ja peab saama sinna taha korvi. Esimesena Hendrik. Veidi keeruline putt. Nii, Roger tuleb sealt ukse avast kohe. Hästi, putil. Hea run. Kuhu jõudis Jan Martin? Siia vahele. Ai, peaaegu. 3, 2, 1. 10 rada on ainult veel jäänud. Kell on 5:30. Tuletan meelde, et me alustasime hommikul kell 8. Äratus oli lausa kell 6. Aga skoorid. Roger -22. Jan Martin -13 ja Hendrik on jõudnud miinusesse, -1. Ja me oleme 53. raja juures, mis on 95 meetrit par 3. Aga tulistada on vaja ilmselt vähemalt mingi sott 10. Ta on künka otsas. Ja see putt saab olema lõbus. Kristini Grace'iga. Pikaks ja vales suunas. Millega minnakse? Ka Grace. Ka Grace. Näita, kuidas sinu hunt lendab. Teiselt poolt, siis ta viskab vale käega, aga noh, mäejalamil. Mina lähen prototype TD3-ga, uhke ketas, vaatame, kas tuleb ka uhke vise. Lähed mäe peale viskama? Ma üritan topsi saada. Õige. Joon on ilus, aga feidib hilja ja pikaks. Noh, Janile omane. No, äkki jäi seisma. Nii. Jan, kas sa kuuled mind? Ma vist kuulsin, jah? No, seisa. Ja seisab. Nii. Henriku 3. Ikkagi läks üle. Ja napilt. Kõmm. Kõmm. Ja nüüd ma lähen oma ketast otsima. It was at this moment that he knew. He fucked up. Kuhu kohta sa viskad selle? Ja niimoodi ma 22 pealt tulingi miinus 20 peale. Möödunud on 10 tundi, 30 500 sammu ja me oleme jõudnud viimase korvini. 62 korv, 34 meetrit par 3. Vaja visata otse siia samma mäe peale, väike kõks. Jan hoiab kaamerat. Mina võtan putteri ja proovin mitte kassile pihta visata. Seal on kass. Ai, mis ma teen? Kassile pihta. CTP-d isa. CTP-d ma ei võta, jah? Me oleme täna nii kaua mänginud, ma viskan nüüd vasaku käega Skycode'i. Nice. Jan on muidu paremakäeline selgituseks, aga vasakuga, oi, väga ilus, minu juurde tulid. Näita vähemalt rahvale nüüd midagigi head.
nüüd midagi jah. noh, see juba on. See on ZTP vääriline peaaegu. Kui ei veelnud all. Nii, kõik saavad nüüd puttida. Oi, kui napilt ja jäi seisma. Veereb, nüüd jäi seisma. Ilusti keskele. Ja mina veel siit lõpetame. Ilus. Ja lõppskoorid on siis Hendrik viskas -1. -2, vabandust. Jan viskas -14 ja mina viskasin -24. Ma arvan, meil kõigil, nagu te juba videost nägite, ainuüksi minu putte jäi neid rajale veel kümneid. Aga üliilus ilm on see, mis meid täna päästis, sest eile esimesel päeval väidetavalt oli ikkagi külm ja tuline. Meie saime nautida discgolfi paradiisi, aga nüüd iga osaleja saab see aasta ka medali. Lähme võtame need ära, sööme pitsat ja lähme lõpuks koju, sest et kell on 6:30, ainult küll. No ütleme, et kui mänguga rahule jääd, siis vähemasti medal on korralik, see on ikka metallist. Nii et sellega võib jääda rahule ja järgmine aasta uuesti, aga ma ei tea, mis me lõppkokkuvõttes ütleme. Ilm oli ilus, korraldajatele suur tänu, korralik võistlus. Nüüd on vaja minna koju, massaažipüstol ja homme lihtsalt magada. Nii et näeme järgmises videos. Tšau!